boonusteema, kui nii kaugel läheb. Aga hüppamegi kohe sisse, Serjoga, millised inimesed nagu eriti pinda käivad sulle? Tead, ma mõtlesin selle peale pikalt, nii umbes 10 sekundit nüüd enne seda, kui rääkima hakkasime. Ja mul tuli üks spetsiifiline tüüp tuli väga meelde. Kõik, kes kunagi on teeninduses töötanud, kõik, kes kunagi on tänaval võõra inimesega rääkinud, on kindlasti seda tüüpi inimesi kohanud. Nimelt, nende suhtlusviis seisab selles, et nad ütlevad kõigepealt ühe lause, mis on kõigile fucking obvious, ja peale seda hakkavad ütlema kõva häälega. Onni, või siis ehk siis näiteks, et oled traami peatuses, vend tuleb sinu juurde, siis sõidab traam number 3, Onni, ja ta ei jää vaid ka senikaua, kuni seda jah ei ütle. Ja see on nii fucking annoying, mul iga kord läheb käsi rusikasse, et tahaks tõsta üles poole korda fight the power, sa ei pea mul nagu valideitima oma mingid stupid as fuck küsimuse. Et kui käsi läheb rusikasse, kas siis on siis on fight the power, siis ma tõstan lihtsalt käe õhku ja hakkan ümisema vaikselt Eye of the Tigerit, kedagi ei löö, löömine on paha. Sellest me saime juba eelmises podcastis teada. No mind isiklikult tõsiselt häirivad need inimesed, kes ei suuda enda nina oma ette hoida. Näiteks on nagu töökaaslased, kes tulevad tihti ja vaatama, mis nagu mina arvutis teen. Ja türa nahvu, see sinu asi on palju, mina pornot töö ajal vaatan. Ka nahvu. Türa, ma ei saa aru, mis on see teiste asi, mida mina teen. Ta ei ole mu ülemus, ja tuled siia üldse vaatama, hullult käib pinda, ärritab mind, ei meeldi mulle, tegele enda asjadega, sina saad palka enda asjadest, mina saan palka võib-olla porno vaatamist, võib-olla mitte, mis see sinu asi on, ka minema, väga triggerid. Kui sa nii produktiivselt pornot vaatad, siis God bless. Ei kui tunnipalk jookseb, siis ta läheb nii, et kui peaasi, et ülejäänud töökohustused on ka valmis, siis ma ei näe nagu ühtegi probleemi selles, aga kurat inimesed, mis see teie asi on, mida mina vaatan täna porri, et eemale, mine klassi mujal suitsu nurgas ja... See on umbes sama nagu need inimesed, kes hakkavad üle su õla niiviisi vaatama, mida sa seal telefonis teed. Võt täpselt, seda ma ei kannata. Sellised inimesed, kes näiteks bussis tuleb vaatama, mis sa telefoni kirjutab, neil on küll niisugune millisekund, ma ütlen, nii, ma viskan need järgmine peatus välja või mitte. No täpselt, nagu mida sa loodad sealt näha, kirjutan oma naisele, too piima tänaval. Ei tead, tere, ma kirjutan mingit hullu novelli, mingi masterpiece, mingi life advice ja ta loodab, et ta näeb seda trollis siis, kui ta vaatab võõral üle õla. Ops. Kurat, inimesed, mis meil veel häirivad, on need, kes enda seda moraalitunnestust taga ajavad. Eelmise asja jaoks, mul tuli praegu mõte. Dimitri, me peame seda tegema. Lähme trammi peale ja kirjutame suurelt oma telefoni tekstieditori. Osta Apple'i aktsiaid. Ja siis lihtsalt hoia seda enda ees ja oota, kuni kõik tulevad sulle üle õla vaatama. No samas, kas keskmine trammisõitja on üldse intellektuaalselt võimeline aktsiatehingut sooritama? Ma teab, poisid LHV-s aitavad ikka. Õnneks LHV poisid, God bless, need on seal väga kõrge moraalitunnestusega tüübid. Need kaitsevad eestlaste huvisid ja neil seal ühtegi salamotiivi ei ole, et selle koha pealt LHV poisid kindlasti aitab välja. Ja, et ongi, et lähed aktsiaid ostma, lõpetad pensionifondiga järjekordselt. No kurat, olgem ausad, 4 juba on, aga võiks veel olla 1. Ei tootlikkus. Ei tavaliselt ongi, et on 2 sorti inimesi. On inimesi, kes läheb poodi piima ostma, on inimesi, kes läheb poodi piima ja kurat uut pensionisammast soetama. No jah, eks ta kipub nii olema, see on umbes samast valdkonnast, et läheb poodi leiba ostma, lõpetab kasti õllega, et kunagi ei tea, mis ette tuleb, mõni päev on kasti õlut, mõni päev on pensionifond. Aga ma enne rammisin sügavalt su teemasse sisse, liiga kõrge moraalitundega inimesed. Liiga kõrge moraalitundega inimesed, et tulevad endal seda uskumise peale suruma, et mõni on võib-olla vegan, mõni on pederast. Ja inimesed, olgu mis tahavad, olgu oma ette, miks nad tulevad mulle rääkimata, et mina võib-olla ei tolereeri laste vägistajaid, naiste peksjaid, ma ausalt ei tolereeri, et ma nagu läheks nagu kallale, ärritun, aga siis keegi tuleb mulle ütlema, et ei, aga inimesed on kõik võrdsed, et ikka, miks sa ei tolereeri? Kuule, lapse vägistajad võrdsus, ma ei tule nii palju võrdsust praegu lahku heitan. Siuke võrdsus tuleb kohe. Tuleb siuke moraalitunnetus. Ei, me kõik oleme võrdsed, hoolimata naha, värvist ja taustast. Türa, sul tuleb mingi pagulane vägistab 4 last ära, me ei ole võrdne, ainuke asi, kus me võrdne, ma ei tea, raisk. Islamic truck of peace. Tšuu-tšuu. Ei, raisk, see asi trigger.